Iraan arvas, et tema probleemid Kargi saarel on lõppenud. USA ründas saart tugevalt ja hävitas sõjalise infrastruktuuri, kuid naftaterminalid ja torujuhtmed jäid terveks. Raha voolas veel, et toetada Iraani režiimi, kuid mitte kauaks. USA saadab Kargi saarele midagi suurt. USA võib valmistada suurimaks maismaa operatsiooniks Iraani vastu aastakümnete jooksul, mis võib hävitada Iraani režiimi. Põhjuseid selgitame videos hiljem. Kõigepealt, mis ometi toimub Kargi saarel? Saar püüab endiselt taastuda USA rünnakutest, mis hävitasid kõik sõjalised sihtmärgid, teatas president Donald Trump. Saarel on vähe muutunud, sest naftategevus jätkub. Kuid Iraani režiim ei muretse mitte see, mis praegu toimub. Muree valmistab hoopis see, et USA saadab Iraani suunas midagi, mida režiim kõige vähem näha tahtis. USA merejalaväelased. Või täpsemalt, veelgi rohkem neid. USA saadab Lähis-Itta USS Boxeri ja dessantlaevade valmisgrupi oma lääneranniku baasist, The War Zone'i ehk TDWG andmetel. Kaasa tuleb ka 11. merejalaväe ekspeditsiooniüksus MEU umbes 2500 merejalaväelasega, kes võivad käsu korral Iraanis maaväe operatsioonis osaleda. USS Boxeri saatjaks on veel 2 dessantlaeva, USS Portland, San Antonio klass ja USS Comstock, Whidbey Islandi klass ning õhu- ja maaväeüksused, mis toetavad 11. MEU-d vajadusel maismaa operatsioonil. See on suur uudis, kuid oluline, et 11. MEU pole esimene, mille USA on Pärsia lahe piirkonda saatnud. Märtsi keskpaigas teatati, et 31. MEU saadetakse Okinavast Lähis-Idasse koos täiendavate dessantlaevade ja 2000 merejalaväelasega. Merejalaväelased jõuavad Iraani vetesse tõenäoliselt märtsi lõpus. 11. MEU on samuti oodata sinna, et lähinädalatel tugevdada 31 MEU-d. Moodustada üle 4000 USA merejalaväelase kontingent koos nende Kargi saarele toomiseks vajaliku õhutoetuse ja dessantlaevadega. Vähemalt see on üks võimalustest. Kui jätkate vaatamist, näete 3 stsenaariumi, mida MEU üksuste lähetused toetavad, igaühel erinevad tagajärjed. TWC sõnul toimub praegu operatsiooni Epic Fury toetuseks Iraani saadetava isikkoosseisu kiirendatud lähetamine. Kargi saar näib olevat nende merejalaväelaste tõenäoline sihtmärk. On vihjeid, et USA valmistub tegutsema saarel, mis on Iraani majandusele väga oluline. Koos saabuvate merejalaväeüksustega on USA paigutanud ka USA mereväe MQ-4C Triton mehitamata õhusõiduki ehk drooni. See droon pole ründedroon, vaid luuredroon ning tegutsenud Pärsia lahe ja Kargi saare piirkonnas. 20. märtsil märgati Ameerika Tritonit Kargi saare suurima naftaterminali kohal, mis näitab, et see jälgib hoolikalt Iraani tegevust saarel. USA saadab Hormuzi väinaga Apache helikoptereid ja A-10 Warthog ründelennukeid. Mõlemad lennukid on tähtsad väinas, eriti kiirete paatide, Shahedi droonide ja rannikurakettide positsioonide ning sadamate ründamisel. Me ei saa eirata, et USA kasutas mõlemad lennukid sõdades Iraagis ja Afganistanis. Mida nad nendes sõdades tegid? Apache ja A-10 toetasid maavägesid, kujundasid lahinguvälja ja hävitasid kindlustatud positsioone enne vägede saabumist. Need lennukid olid USA esimeste seas nendes 2 konfliktis. Kas tahad arvata, millised maaväeüksused USA esimesena Afganistani saatis? MEU, merejalaväelased. See teine MEU saatmine Iraani vetesse toob tõsised mineviku kajad. Kõik märgid viitavad Kargi saarel plaanitavale operatsioonile. Kuigi Washingtoni lõplikku otsust pole kinnitatud, on samme raske eirata. Kas see tähendab sõdurite saatmist koha peale või mitte, pole kindel, kuid enne kui räägime, mida USA plaanib teha, vaatame, miks Kargi saar oluline on. See on vaid saar ja USA on selle sõjalise infrastruktuuri juba hävitanud. Kargi saare tähtsuse põhjus pole selles infrastruktuuri liigis, vaid teises. Nafta infrastruktuuri on palju. Kuigi Kargi saar on vaid umbes 5 miili pikk, töödeldakse ja transporditakse just seal peaaegu kogu Iraani naftaeksport, mis liigub riigist välja Iraani klientideni. Nafta on Iraani majanduse põhitugi. Riigis asub umbes 10% maailma tõestatud naftavarudest. Just Kargi saarel asuvad terminalid ja torujuhtmed, mis pumpavad Iraani naftat tankeritesse, et vedada seda teistesse riikidesse.
CBS News teatab, et Kargi saarel toimub 85–95% Iraani toornafta ekspordist, mis on Iraanile suur probleem. Toornafta hinnad tõusid kriisi ajal järsult, kuid operatsioon Eepiline Raeviga langesid veidi. Tänu olukorrale, mille Iraan on Hormuzi väinas loonud, on Kargi saar Iraani režiimi jaoks võtmetähtsusega ning võimaldab neil tagada rahavoolu riiki. Viimased andmed Iraani toornafta tulude kohta on 2024 aastast, mil Tehran Times teatas, et tulud ületasid $46 miljardit. Kui 95% neist müükidest toimub Kargi saare kaudu, tähendaks selle maatüki kaotus $43,7 miljardit suurust auku iraanduse ajal, mil nad ei saa seda raha kaotada. Siit tuleb USA selge motiiv Kargi hõivamiseks, et survestada Iraani režiimi kapituleeruma operatsioonile Eepiline Raev. Aga asi läheb veelgi sügavamale. Kui veel üks merejalaväe ekspeditsiooniüksus liigub Iraani suunas, võib USA vaadata ka Kargi saart kui läbirääkimiste trumpi, mida kasutada Iraani survestamiseks, et see loobuks oma haardest Hormuzi väinas. Iraan saab USAle survet avaldada vaid peatades laevaliikluse Hormuzi väinas, et lõpetada operatsioon Eepiline Raev. Igal aastal liigub väinas miljardeid dollareid väärt kaupu, sealhulgas umbes 20% maailma naftast ning 20% kogu veeldatud maagaasist. Iraan takistab laevade liikumist väinas, rünnates kaubalaevu droonide ja kiirete paatidega, põhjustades globaalseid hinnašokke ja majanduslikke vapustusi. Kas mäletad, et mainisime nafta hinna üle $100 barreli kohta? See pole normaalne. See juhtub sellepärast, et väina kaudu toimuvad saadetised on tõsiselt häiritud, kuna tankerite kaptenid ei taha õigustatult riskida, et nende laevad oleksid järgmised Iraani sihtmärgid. Nii et matemaatika on siin lihtne. USA merejalaväelased ja Kargi saare hõivamine annavad USAle tugevat rumbi, millega sundida Iraani Hormuzi väinas haaret lõdvendama. Kui Iraan seab maailma nafta ja gaasitarned seisma, võib USA Iraani majandusest miljardeid dollareid ära võtta. Lisaks kõigele oleks ka sõnum, mille Kargi saarel tegutsemine eriti vägede toomisega saadaks. USA keskväe juhatuse ülem Joseph Rotel ütles, et see sõnum oleks kahetine ja suunatud nii Iraanile kui ka Hormuzi väinast sõltuvatele riikidele. Ma saan aru, et sellel on informatiivne ja teatud mõttes sõnumit edastav eelis iraanlaste suhtes, et me oleme nende territooriumil, ning see võib saata laiemale energiakogukonnale sõnumi, et me kaitseme neid olulisi Iraani taristuid, ütles Votel TVC-le 20. märtsi intervjuus. Kohapeal olevad sõdurid näitaksid Iraanile ja teistele riikidele, et USA on otsustav ja püüab lahendada Hormuzi väina probleemi. 11. merejalaväe ekspeditsioonirühma liikumine Lähis-Itta, et ühineda 31. MEU-ga, tugevdab seda sõnumit. Siiski, sellise lähenemise rakendamine Kargi saare puhul tekitab mõningaid väljakutseid, millest räägime kohe lähemalt. Enne seda ootab meid veel palju muud. Kui saad sõjasaatest kasu, siis ära unusta kanalit tellida, et ükski video ei jääks sul nägemata. Nagu varem mainisime, on USA'l 3 võimalust, kuna nad saadavad veel ühe merejalaväe ekspeditsioonüksuse Kargi saarele. Jalaväelaste saatmine on kõige ilmsem variant, selleni jõuame varsti. Vähem ilmne ja palju vähem riskantne on, et USA võib plaanida kasutada merejalaväe üksusi Kargi saare ümber väikese mereblokaadi loomiseks, et takistada Iraanil nafta eksporti. See oleks olukord, kus USA kasutab Iraani enda taktikat, takistades kaubalaevadel tegemas seda, milleks nad tulid, kuid ilma laevade vastu suunatud terrorita. Aga nagu TVC märgib, on see kindlasti üks võimalus. Peameeles, et USA ei saada praegu Lähis-Idasse ainult MEU-sid. USA saadab sinna ka 2 ARG-d ehk umbes 6 amfiiblaeva, mida saaks kasutada kaubalaevade Kargi saare terminalile juurdepääsu takistamiseks. USA'l on Pärsia laes mitu lennukikandja löögigruppi. Nende gruppide sõjalaevade kasutamine ei pruugi kõne alla tulla, sest see muudaks lennukikandjad Iraani rünnakutele haavatavamaks. Blokaadi idee oleks neutraliseerida Kargi saar Iraani jaoks operatsioonis Eepiline Raev, ilma et võetaks sõjalist või poliitilist riski maavägede saatmisega. USA võib öelda, et nad väldivad Eepiline Raev eskaleerumist, kuid tapavad Iraani seal, kus see kõige rohkem haiget teeb. Idees, et üks blokaad asendatakse teisega, on teatav õiglustunne. Siiski oleks selle lahenduse ilmne probleem see, et USA peaks muutma oma saabuvad amfiibgrupid Iraani droonide ja rakettide jaoks peaaegu lihtsateks sihtmärkideks. Blokaad, mis ei hõlma otsest rünnakut ega kaubalaevade ründamist ja lahkumist nagu Iraan väinas, nõuab sõjalaevade kohalolekut, et takistada kõiki laevu Kargi saarele jõudmast. Iraani rannikult saaks raketirünnakuid korraldada. Võib-olla seepärast saadetaksegi A-10 ja Apache kopterid Pärsia lahe piirkonda.
esimene neist sobib hästi rannikul asuvate laskekohtade hävitamiseks, enne kui need USA-le probleemiks saavad. Siiski seisneb see väljakutse, kuidas tulla toime Iraani vastusega sellele, mida USA järgmisena Kargi saarel teeb, ka teise ja näiliselt kõige ilmsema võimaluse puhul, mis USA-l selle maatüki suhtes on, saata kohale maaväed. Numbrid toetavad kindlasti maapealset rünnakut Kargi saarele ning leidub ka neid USA-s, kes seda võimalust toetavad. Senator Lindsey Graham kutsus, nagu Hill teatas, USA-d jõuga Kargi saart hõivama, tuues näiteks Iwo Jima vaimu. Siin on, mida ma ütlen president Trumpile. Jätkake veel paar nädalat. Graham ütles pühapäeval Fox Newsile: võtke Kargi saar, kontrollige seda ja laske režiimil hääbuda, sest seal on nende naftatootmise ressursid. Me ei tea, kui lähedal USA selle otsuse tegemisele on, kuid tundub, et plaane tehakse. Lisaks Lähis-Idasse suunduvatele merejalaväe üksustele ja kõigele muule, mida oleme maininud, mis võiks toetada maismaa operatsiooni, teatas CBS News 20. märtsil, et Pentagoni ametnikud on juba koostanud üksikasjalikud plaanid USA maismaajõudude Iraani saatmiseks. Isegi Trump ise kasutab eksitust, et takistada inimestel välja selgitamast, mida tal plaanis on. Ei, ma ei saada vägesid kuhugi, ütles ta reporteritele ovaalkabinetis 19. märtsil, lisades kiiresti: kui ma seda teeksin, siis ma kindlasti ei ütleks teile. Maismaa operatsioon võib toimuda või mitte. Kui see juhtub, peaks USA poolt Kargi saare suunas saadetavate merejalaväelaste arv olema enam kui piisav selle väikese maatüki hõivamiseks. Botel arvab, et USA-l oleks vaja 801 000 merejalaväelast Iraani vägede jääkide Kargi saarelt tõrjumiseks. The Sunday Times vaidleb sellele vastu, öeldes, et isegi 2200 merejalaväelast 31 ekspeditsioonirühmast ei pruugi Kargi saare hõivamiseks piisata. Vajalik arv sõltub, kui palju Iraani sõdureid Ameerika rünnakus hukkus. Saare hoidmiseks ja perimeetri kindlustamiseks võib vaja minna palju vägesid. Võib-olla liigubki teine merejalaväe ekspeditsioonirühm Lähis-Idasse. Parem on, kui merejalaväelasi on liiga palju ja neid pole vaja, kui et neid on liiga vähe ja kaotad need, keda vajad. USA-l on merejalaväe ekspeditsioonirühmad, kes on sellisteks operatsioonideks välja õppinud ja keda toetab luure ning õhuvägi. See on loonud eelduse maismaa operatsiooniks ja töötab Hormuzi väinas, et tagada selle turvalisus. Lisage suurtükivägi, soomukid, kopterid ja F-35B vertikaalstardiga hävituslennukid, mis saabuvad merejalaväe ekspeditsioonirühmadega Iraani suunas ning saatejõu, mis peaks piisama Iraani vägedele Kargi saarel vastuastumiseks. Kargi saare hõivamine ei tohiks tõenäoliselt olla suur probleem, eriti kui USA viib enne oma merejalaväe ekspeditsioonirühmade saabumist läbi veel õhurünnakuid. Selle hoidmine tekitab samu probleeme, mis võivad mõjutada Ameerika laevu, kui USA püüab kehtestada mereblokaadi. Need USA merejalaväelased ja varustus, mis paiknevad Kargi saarel, muutuvad Iraani jaoks paikseteks sihtmärkideks. Ja hoolimata sellest, et riigi raketivõimekus on oluliselt vähenenud, on Iraan näidanud, et suudab endiselt oma ballistilise raketiga tabada paikseid sihtmärke. Kargi saar on Iraani rannikust vaid 20 miili kaugusel ja jääb kindlasti rannikult lastavate rakettide laskekaugusse. USA peab arvestama, et lähim baas on üle 120 miili kaugusel. USA saarele saadetud varustusalused võivad kohtuda Iraani droonide ja kiirpaatidega. USA-l on A-10 ja Apache'd Hormuzi väinas, mis suudavad saata Ameerika varustusaluseid ning tulla toime viimaste ohtudega. USA saab rünnata teadaolevaid raketipaiku, kuid varjatud paikade vastu ei saa midagi teha, enne kui Iraan need paljastab. Rünnates USA merejalaväelasi Kargi saarel riskib Iraan ka oma naftatorustike kahjustamisega. Kas Iraan tahaks selle riski võtta? Kas see risk tasuks end ära, isegi kui torujuhtmed saavad kahjustada, kui USA okupatsioon võtaks Iraanilt niikuinii naftatulu? Vastused selguvad, kui USA toob väed maale, mida ta ilmselt plaanib, sest 2 merejalaväe üksust liiguvad Iraani suunas. On ka kolmas võimalus, mida merejalaväe ekspeditsioonüksused võivad toetada või millesse mitte sekkuda. USA võiks lihtsalt pommitada Iraani Kargi naftataristu ja vältida probleeme, mis kaasneksid blokaadi või okupatsiooniga. Kindlasti ei tekiks probleeme sellega, et kergesti tabatavad sihtmärgid muutuksid Iraani rakettide märklauaks. CNBC andmetel kaotaks Iraan Kargi saare naftaterminali ja torujuhtmete hävitamisel 1,5 miljonit barrelit toornafta eksporti päevas. Iraanil kuluks selle infrastruktuuri taastamiseks aastaid ja seda eeldusel, et nad suudaksidki seda teha pärast seda, kui nad on Ameerika rünnaku tõttu kaotanud nii palju miljardeid. Probleem lahendatud, merejalaväge pole vaja. Tegelikult mitte. Kui Kargi saare taristu taastamine võtaks aastaid, tekiks Iraani naftast sõltuvatel riikidel suuri probleeme.
Hiina ostab umbes 80% Iraani ekspordinaftast ja on sellega peamine ostja. USA ja Hiina pinged on juba kõrged ning USA'l pole vaja olukorda halvendada Kargi saare hävitamisega. Kõik see on rääkimata veel tõenäosusest, et Iraan suurendaks oma rünnakuid oma Pärsia lahe naabrite energiataristu vastu, kui USA valiks hävitamise tee. Me ei saa ka välistada võimalust, et USA võib soovida Kargi saart enda käes hoida, et survestada Iraani mingisugusele kokkuleppele, millest Ameerika saaks kasu riigi naftaekspordist. See võib tunduda ahvatlev peibutus Iraani režiimile, kuid sellest pole kasu, kui pommid lendavad ja Kargi naftataristu põleb. Seega on tõenäoline, et USA kaalub tõsiselt vaid 2 võimalust, blokaadi või maismaaoperatsiooni. 2 merejalaväe üksuse saabumine Iraani poole aitaks oluliselt. Need võivad ilma MEU-deta olla võimatud, arvestades USA praegust Iraani kohalolekut. Küsimus on, kas 11. ja 31. merejalaväe üksust kasutatakse. Trump saadab taas vastuolulisi sõnumeid. 20. märtsil ütles ta, et Iraaniga relvarahu ei tule, sest ei saa teha relvarahu, kui hävitad teise poole. Päev hiljem vihjas Trump, et soovib lõpetada operatsiooni Eepiline raev. Jalaväe saatmine Kargi saarele ei tähendaks tegevuse lõpetamist. Ja 23. märtsil teatasid raportid, et Trump väidab, et USA ja Iraan on pidanud läbirääkimisi täieliku ja lõpliku vaenutegevuse lõpetamise üle Lähis-Idas, mis on viinud selleni, et Trump ütles, et ta hoiab nende läbirääkimiste põhjal 5 päevaks ähvarduse rünnata Iraani elektrijaamu. Iraan väidab, et läbirääkimisi pole olnud. Parlamendi esimees nimetab uudist võltsiks ja naftahindade mõjutamiseks kasutatavaks. Võimatu on ennustada Trumpi administratsiooni järgmist sammu. Üks asi, mida me kindlalt öelda saame, on see, et umbes veel 2500 USA merejalaväelast liigub Iraani suunas ja tõenäoliselt on neil sihikul Kargi saar. Kui USA otsustab tegutseda, olgu selleks siis blokaad, hävitamine või okupeerimine, seisab Iraan silmitsi mitme miljardi dollari suuruse eelarveaugu ohuga, mis võib režiimi lõplikult kukutada. USA võib valmistuda hävitama viimast, mis Iraani elus hoiab, kuid Kargi saar sattus juba korra rünnaku alla, nagu mainisime. See rünnak saab uue tähenduse, kui teine merejalaväe ekspeditsioonüksus liigub Iraani suunas. Vaata videot, et teada saada, mida USA märtsi alguses Kargi saarel tegi. Kui sulle meeldis, telli The Military Show kanal, et olla kursis operatsioon Epic Fury kajastusega. Aitäh vaatamast!